No nii, uus aasta uued võimalused. Aastavahetusel olid külalised ja siis mõtlesin, et panen neile käima, läks käima, aga guugeldasin veits rohkem seda elektrivärki ja teema on sellest, siin on 2 akut ja käima läks see masin väga hästi, aga probleem oli selles, et elektroonika mingi hetk juba kesklukk ei töötanud ja tuled töötasid lahjemad. Seal on niimoodi, et üks aku on siis selle pardelektroonika jaoks ja teisega käivitas alati hästi. Kui paned süüdet, siis lööb releega teise aku järgi ja käivitab hästi. Ühesõnaga, ma ostsin uue aku, nii et panen selle peale ja vaatame, kas saab äkki selle elektriprobleemiga paremaks. Akud käivad siis siia, see on 1 pluss, see on teise, massid on koos, see on nagu loogiline. Nii, lähen toon kõigepealt teeme katse. Nimelt sain siukse asja vahepeal Luigi käest, see, kelle videod on ka mu kanalil. Ma ei tea, see lubab 1000 amprit, ma tahan näha, kas see läheb käima, ehk siis panen selle kehvema aku käivitusakuks, siis ta ei tohiks võtmist minna käima. Proovime, kas siuke asi reaalselt. Praegu nagu mingi paar kraadi külma ka ja tühja aku, kus paneb siukse diisli käima. Nii, uus aku on peal. Praegu enne oli siis see oli elektroonika jaoks, see oli käivituse jaoks, nii läks hästi käinud, vahetasin ära. Ehk siis kui see aku saab süüdet, siis ta lükkab relee, et see saab startile käivitust. Selle panin igaks juhuks peale, vaatame, kas ta üldse läheb käima. Okei. Läks käima, ehk siis praegu ei ole sellel katsetusel väga mõtet. Aga see aku oli katki, sest et eile, kui ma mõõtsin, tal oli 6 volti sees, et ma panen nüüd selle aku, mis ostsin ja siis vaatame, kas ma need vead lähevad ära. No nii, ühesõnaga ABS viga on ka nüüd lahendatud. Oligi, kui panin uue aku peale, mis seda elektroonikat juhib, siis no nii, ma ei tea, kus viimane natuke vähemaks. Ühesõnaga, bussil oli aku tühjaks, vahetama see kaameral aku tühjaks. Sellega on nii, et siin on 2 akut. Kapotipoolne on elektroonika jaoks, salongi valgus kesklukk, tagumine on käivituse jaoks. Kui paned süüte sisse, siis tööb relee lahti ja tagumise aku pealt käivitab. Kui ma nüüd esimest mõõtsin, see oli mingi 6 volti, sest on selge. Mõõtsin ka selle mahtuvus, see oli mingi 77 oli kirjas, see oli 1, midagi sees, ehk siis see aku oli läbi, vahetasin ära, panin käima, sõitsin 15 meetrit ja tuled kustusid ära. Salongi tuled põlevad nüüd korralikult, kesklukk käib kiiremini, kõik siuke värk, ehk siis aitäh kõigile kommenteerijatele. Seekord ei olnud viga ABS anduris, ratta, selles hammas, vöös, mis iganes. Seekord oli aku viga, et kuigi ei osanud seda ise arvata, sest käivitas ilusti, aga mingist Inglismaa foorumist ma lugesin, et see kapotipoolne aku neil hakkab jamama. Enne seda kullisin seda ust, et see käiks paremini kinni. Nüüd ta läks nii suure klõpsuga kinni, et nüüd ta lihtsalt ongi lukus. Üritan seda lahti saada. Ja kuhu ma täna jõudsin on see, et kui ma enne aku vahetust siin mässasin selle uksega, siis ma mõtlesin, kas ma panen keskluku pistiku tagasi või panen, et autos sisse saaks. Mõtlesin, midagi ei juhtu, panen tagasi. Ja kui ma aku peale panin, proovisin, kuidas uksed käivad, uksed käisid hästi ja siis läks see uks ka lukku. Nii et ma ei saanud seda muud moodi lahti, kui ma pidin ära lõhkuma selle hoova. Ja siit ma sain, selle näha, ühesõnaga siit august ma sain seda pulka tõmmata üles alla ja siis see lukust tuli lahti. See ei olnud ka mingi päris 5 minutit, vaid ikka tükk aega mässasin.
järgmine missioon on saada see uks lahti. Kui ma nüüd vaatan, keegi on siia mingi karbikese ehitanud, mis on täitsa OSP-st. Äkki ma siit vahelt saan. Inglismaa tüübad õpetasid, kui siia õigesse kohta ava puurida. Ja siis kruuikaga teha kuidagi nõksti, siis saab ka, aga vaatan, äkki siin on juba see karp selle jaoks loodud. Tundub, et keegi on seal veel käinud, kuigi ma ei saa aru. Need 2 on sealt üks torks lõpus all ka. Ma ei tea, miks see on nüüd lahti lõigatud, et tegelikult pääseb nende punnide kaudu ka nendesse kohtadesse. Jamasin, mis ma jamasin, aga lõpuks on nii, et see on avanes. Nii et nüüd võtan asja nii. Edasi mul on mõelnud igast siseasju ka siin. Nagu aru saate, siis mütsi järgi sai jälle aku tühjaks. Monteerisin ja sain aru, et pean akuga midagi paremaks tegema. Igatahes ma tean, et heli ei ole väga hea. Pilt ja valgus on nii ja naa ja aku saab tihti tühjaks, aga ma proovin anda parema tulemuse. Ehk siis, kus ma pooleli jäi, on see, et mul on mõned mõtted selle lae põrandaga, kuidas seda teha. Olen ka varunud, varsti pean järgi minema seda materjali, soojustust, pirri sisse, et ma ei lase kõike seda vahuga. Vahu ja pirriga koos, et siis saab natuke soojaks. Mõte on selles, et siis suvel päike seda kuuti kuumaks ei kütaks, et natuke midagi oleks vahel. Soojaks läheb niikuinii, aga igatahes näeme ja varsti järgmistes videodes. Tehke nagu ikka seda subscribe, like ja kommenteerige. Päris huvitav on lugeda, mul pole varem niimoodi olnud neid kommentaare ja siis järgmiste seiklusteni.